Tere kõigile, mina olen Grete ning oleme siin aulas just peale Martin Alguse filminädala raames toimunud aulatundi. Tere, Martin! Tervist! Kuidas tunne on, kuidas noored tundusid ja kuidas sinu elu praegu välja näeb? Tunne on väga mõnus, et mulle tundub, et teil on väga sellised ärksad ja toredad inimesed siin koolis, et kui ma vaatasin saalis ringi, siis tõesti tundus, et neid huvitab see, mida ma räägin ja nad olid kõik samal ajal ka kuidagi mõnusalt muhedad. et väga hea tunne. Mul on hea meel, et sa meile aega külla tulla leidsid. Ma küsiksin kõigepealt sinu raamatu teose kohta Tagamaa. Veidike lähtus sellest. Sa kirjutad seal väga isikliku lugu, mis võib-olla mõnele jääb püüdmatuks, sest me teame ju vaid enda objektiivset pilti sellest, milline on sinu mõte sellega, mida sa tahad edasi anda. Aga sinu jaoks on ilmselgelt väga olulised juured ja teema, mis nende juurte ümber keerleb. Aga millised on need juured, mille juurde sina kirjutades tagasi tuled? No ega see minu tagamaa, kui rääkida sellest jutukogust, eks ole, et seal ongi see on see minu kodumaa, minu enda tagamaa, kust ma tulen ja kui ma noorena tõesti tundsin seda, et saaks ainult minema sealt, et kogu maailm on kusagil eemal, mingisugused kõrged majad, mingisugused huvitavad süsteemid, see kõik on kusagil mujal, mitte seal voorte ja metsade vahel, kus ma ise ringi kõndisin või mängisin. Et siis see oli kuidagi ka loomulik, et ma ei osanud võib-olla siis seda niimoodi näha või hinnata, eriti mis puudutab teismelise iga, kui mingisugune loomupärane mässumeelsus hakkas ka kusagilt vahele midagi rääkima ja ei saanud ju seista ja nautida seal seda ilu. Et see on täiesti loomulik, aga nüüd ütleme seal kusagil 30ndate eluaastate keskel kuni kusagil nüüd praegu, kus ma olen siin 40ndate keskel, et ma tunnen järjest tugevamat tungi sinna tagasi minna. Et ma käin väga tihti seal samas lapsepõlve metsas näiteks, ma lähen sinna, astun sinna sisse justkui mingisugusest portaalist läbi, astun sisse ja see okkalõhn, vaigulõhn, tundub, et need linnud on täpselt need samad, see on võimatu, aga et need on need samad lapsepõlve hääled, need lõhnad, kõik on seal ootamas mind, et ma astun sinna sisse ja ma saan sellega uuesti kontakti väga tugevalt ja ma tunnen, vanemaks saades tunnengi vajadust sellega justkui kontakti saada, mis annabki nagu mulle kinnituse, mingisuguse kinnituse võib-olla üldse, et ma olen olemas ja ma olen olnud olemas kogu selle aja lapsepõlvest kuni praeguse hetkeni, see loob sellise päris reaalse dimensiooni, et ega elus, kui sa tihtipeale kolid või vahetad elukohti ja oled oma 100 mõtteküüsis pidevalt, võib-olla kaob see tunnetus ära, et kust sa täpselt tuled ja kes sa olid kunagi, aga minu jaoks vähemalt on see oluline meeles pidada ja ma saan seal selle tundega uuesti ühendusse ja et ma olengi olnud 5-aastane ja olengi roninud seal samas ringi ja olen oma käe ära, ma ei tea, vaiguga kokku määrinud ja püksid lõhki tõmmanud seal ja mesilase käest nõelata saanud ja see kõik tuleb pahinal tagasi, kui ma seal samas metsas selle okka vaiba peal seisan ja kuulatan ja hingan lihtsalt. Et kas siis kohati te muutute selleks 5-aastaks Martiniks ka tagasi või? Ma ei muutu, aga ma saan küll kontakti selle sama poisiga ilmselt, et isegi kui vaadata pilte, näiteks vanu pilte, siis mul tuleb isegi meelde võib-olla see olukord, kui pildistati, aga see ei ole nii võimas, see on ikkagi selline natuke unenäoline, lihtsalt selline mingisugune pildikene, mis tuleb, aga kui seal on kõrval veel teised meeled, mis on mängus, näiteks mälestus, mis on sul peas, ühineb okkalõhna linnuhäälega, see kõik on järsku nagu, see muutub millekski päris realistlikuks, et selles mõttes on ta võimsam lihtsalt, minu jaoks küll vähemalt. Aga kas siuke tagamaa omamine on selles mõttes ka, kindlasti väga oluline, et te töötate ju 107 erialal, nagu hunt Kriimsil oma 7 metiga. Ja selle keskel kindlasti on ju tänapäeva maailmas just nende tuhandete mõtete keskel väga raske ennast ära kaotada. Kui raske siuke süvenemine tänapäeval teie jaoks on, kus infot tuleb aina rohkem, infotulv on aina suurem, et kuidas te seda aega maha võtate ja kuidas te süvenete enda mõtetesse? Ja see on jah probleem tänapäeval, et
või noh, üldse on probleem ja minu enda natuur on ka selline üsna püsimatu, et mulle meeldib otsida ja justkui ennast kuidagi torkida mingisuguste teemadega ja hüpata ühelt teemalt teisele, et selles mõttes on mulle väga selgelt tajutav see, mida sa räägid ka endale isiklikult ja ma näen ühiskonnas seda ka just nimelt, et me oleme ekraanide maailmas, tähelepanu koondamine mingile ühele objektile või fokusseerumine on väga keeruline. Sind kogu aeg kõnetatakse kuskilt erinevatest ekraanid. Inimesed on ise kõik, kellega sa räägid, võib-olla on, eks ole, mingites tahvlites või kusagil mängib veel telekas taustal ja et see kõik mingis mõttes ju lahjendab seda kohalolemise efekti, mida tegelikult on elus olemiseks ju vaja ja fokusseerumiseks. Et ma tunnen küll seda vägagi ja ma pean tõesti, kui ma teen mingit tööd, mingit konkreetset tööd, siis ma pean endale lausa teadvustama, et ma lähen sinna sisse, see on see nii-öelda üle läve astumise moment jälle, et ma lähen sinna töösse sisse, siis see müra, et ma saan sellest kuidagi vabaks ja tavaliselt see juhtub minuga niimoodi, et kuigi raske on vahel sinna sisse minna ja ma tõesti veedan aega, ma klikin veel mingid uudised läbi ja vaatan veel 10. korda, mis Facebookis keegi on pannud. siis ma lähen sinna töösse, aga õnneks on mul selline mehhanism sees, et kui ma sinna töösse lähen, siis kõik muu justkui sulgub ja kõik ma olen eraldatud, ma olen kirjutanud tõesti isegi trammis kunagi läpakaga mingit stseeni seal võtnud ja või oli see bussis ikkagi, see oli bussis, mitte trammis, see oli ilmselt mingi pikem sõit, aga no rongis on väga tavaline mul töötada, et see on ka väga mugav tänapäeval kasutada seda aega just nimelt mingiks tööks. Ja siis ma süvenen kuidagi ja kõik muu kaob mu ümbert. Kui ma kuulasin isegi muusikat, siis ma pärast ei mäleta enam, et see muusika lihtsalt kas plaat hakkab tühjalt ringi käima või ühel hetkel avastan ja ühesõnaga minu jaoks kogu väline maailm siis hetkel nagu kaob ja see töö või see olukord seal selles kujuteldavas ruumis võtab mu lihtsalt üle. Et see on jällegi ka, et võib-olla, et sa tunned mingit, nagu kuuleb mingit heli või mingit muusikapala ja siis selles olukorras, selles hetkes see inspiratsioon saab sind tegelikult ka ju kätte, et sa oled küll omas mullis, aga kas või see, et rongirattad ragisevad ja okei, aga mul on olnud see mälestus sellest hetkest, kõik tuleb tagasi. Ja tähendab, osad kindlasti see inspiratsioon on kohati ka alateadlik, et ma ei taju seda, ma ei tea, mis mind inspireerib, kuskil midagi koguneb ja siis ma ühel hetkel võib-olla kirjutades tuleb meelde, et see on ju see, mida ma tegelikult olen kogenud, aga on ka väga konkreetseid hetki, kus ma tajun tõesti kas või muusikat kuulates, tuleb mingisugune pilt, miski hakkab kõnetama kuskil, tekib mingi emotsioon minu sees, mis sunnib mingi teemaga tegelema järsku ja need on erinevad hetked. Aga siis, kui see tekib, siis ma kuidagi õnneks suudan fokusseeruda töö ajal, ma suudan tööle keskenduda. Iseasi on töö alustamine või siis jah. Ja seda nüüd küll. Planeerimine. Mõnes mõttes tuleb need vanad kalossid ukse taha jätta selleks, et proovisaali minna või arvuti taha istuda ja tööd tegema hakata, nagu näitemeistrid on öelnud, eks. Täpselt meile teatrikoolis korrutatigi seda, et sa jätad need kalossid sinna ja tuled ja oled siin kohal ja tegeled ainult sellega. See on igal elualal ilmselt praegu veel olulisem isegi. Just. Aga ajalust rääkides veidikene, Talv on teie ka üks väga kuulus teostest, filmidest või Talve on vist õigem, vabandust. Selle teose puhul on väga oluline Oskar Lutsu see sisend, kuidas tema mõtles, et ta on autor, kes on surnud, kas siis Bahtini teooria järgi või päriselt surnud, tema sisu ja tähendus selle sees näha on väga raske ilmselt režissööri või selle autori või loojana. Kui oluline on luues teada ajaloolist tausta? Kas või selle... Väga oluline, et ega me eesmärk oligi olla ikkagi tõetruu ja kuna selle raamatu autorlusega on nüüd küll küsimusi, eks ole, aga mina üritasin olla truu ajalooliste faktide vastu ka, eks ole, aga olla truu ka sellele minu jaoks nagu mingisugusele ettekujuteldavale Lutsu vaimule. Et see tekst oleks rohkem, tähendab, see stsenaarium oleks rohkem Lutsulik, kui oli see raamat, mis tegelikult ei ole Lutsu kirjutatud, eks ole, on Arnold Karu, kes oli tema siis fänn tegelikult, kui nii-öelda moodsalt väljendada, kes kirjutas oma lõpuks selle, ilmselt see nii oli, kirjutas selle käsikirja oma lõpuks ja tema poeg leidis selle pööningult peale selle Arnoldi surma ja viis selle muuseumisse ja muuseum otsustas avaldada, et selline huvitav, täiesti nagu detektiivi filmi laadne lugu on selle viimase raamatuga küll. Ja seal on tõesti äratuntavalt mõned leheküljed, kus on see sama vana hea Luts kohal selle oma vaimuga. Aga ülejäänud on selline üsna morbiidne, üsna seisev lugu, kus siis Arno
on vana Arno, kes sureb läbi selle raamatu ja on ka need uued noored tegelased, keda ma sain filmis küll kasutada, aga mina tõingi siis, nihutasin vaatepunkti nendele noortele, et sealt intriig käima lüüa. Püüdes enda jaoks seda kuidagi mõtestada läbi selle, et võib-olla oleks Luts, kui ta oleks seda raamatut kirjutanud, ka midagi sellist teinud, võib-olla mitte, aga vähemalt kui ma juba tegin, püüda siis tabada sellist lutsulikku olemust selles loos. Et see oli minu jaoks üks asi, et olla tõetruult justkui rohkem autoritruu Lutsule, kui oli see raamat. Ja teisest küljest proovida seda ajaloolist olustikku tabata täpselt. Selleks tegime uurimistööd, eriti tähtis oli see kunstniku jaoks, kes filmis otsis need õiged kapad, õiged mingisugused mööbliesemed. See oli väga põnev töö ja ka väga keeruline töö, et see asi lõpuks ajalooliselt õige tunduks. Kas selline autori vaim nagu loomingulises protsessis piinavaks või pingestavaks ei muutu? Et kas te eelistate enda tekste teha või pigem just tõlkida kellegi teise sõnu? Või? Ja ei, mulle tähendab, tõlkimises on ka väga suur võlu ja mulle väga meeldib tõlkida. See on ka mingis mõttes nagu mingi pusle kokkupanek ja selline väga huvitav ja täpne töö. Aga mulle muidugi meeldib enda tekste kirjutada, sest et seal ma olen jällegi kõige rohkem vaba. Ja et selles mõttes kindlasti, jah. Aga nad on, ma väga naudin ka tõlkimist, et see on nagu väga, väga põnev töö. Või siis mingite, instseneeringute tegemine või mingisuguse adaptsiooni loomine, et see on ka põnev ja just nimelt seal on vastutus selle autori ees, et sina siis pead nagu selle asja küll ära vormistama, aga sul on vastutus kellegi ees, kes on tegelikult selle loomingu kunagi juba võib-olla väga ammu kuidagi nagu endast välja lasknud, enda sees, olles vaba, enda seest võtnud selle vabaduse, teinud selle teose, loonud selle teose, siis minul on tema ees vastutus ja Lutsuga tegelema hakates kogu aeg oli kuklas see, et see on ju nii oluline ja kõik, aga lõpuks, kui sa pead ikkagi tööle hakkama ja töös pead olema vaba, et kui sellest vastutusest tekib mingi selline nagu kammitsev tunne, siis see ka ei ole hea. Nii et lõpuks ma lihtsalt nautisin ikkagi seda protsessi ja proovisin teha nii hea stsenaariumi, kui ma oskasin. Ja tagasi vaadates, viimistledes veel, siis sai uuesti mõelda, et kas see nüüd on ikka see, mida Luts ka nagu tahaks. Ja, te olete palju komöödiat ka teinud lisaks sellele. Jahihooaeg tuli näiteks just välja, palju õnne. Ja me oleme pandeemia ajal elamas siin juba päris mitu aastat. Kuidas see komöödia žanr on miski, mis inimesi ikka veel kinno kutsub, teid tegema kutsub? Jaa, loodetavasti ta kutsub kinno, ega praegu ei tea, sest et kino olukord on praegu üsna nadi tegelikult. Ja huvitav ongi see, et teatrid on kõik välja müüdud. Et teatrid toimivad pandeemia keskkonnas vaatajad paremini kui enne. Et inimesed, aga kino, kuhu on tegelikult ju lihtsam sisse minna, on kuidagi unarusse jäänud. Ühest küljest võib-olla on ka see, et võib-olla pandeemia on andnud põntsu kogu filmitööstusele, et lihtsalt vähe on selliseid filme, mis inimesi nagu kinno kutsuvad ja siis kaob harjumus ära. Aga teisest küljest on võib-olla hoopis see, et kinno ongi liiga lihtne minna ja sinna ei minda sellepärast praegu, et ma ei käi eriti väljas, ma ei tee midagi, mul on harjumus kadunud, aga ma tahan midagi natuke eksklusiivsemat, kui ma juba lähen. Ja siis ma pigem lähen teatrisse, mis on keerulisem. Sa pead seal ikkagi natuke vaatama, mis sul seljas on. Eks ole. Sööge närvikõdi natuke igapäevaellu. Ja täpselt, aga kinno ei lähe, sest harjumus on katkenud ja liiga lihtne ja ei ole ka võib-olla päriselt seda ei pakuta nii pidevalt, mida tahaks nagu minna, et see harjumus jälle tekiks kiiremini. Aga see teine osa su küsimusest, et komöödia, et minu arust on, komöödia on üks kõige keerulisemaid ja nõudlikumaid žanre üldse. Ja ta on kõige tänamatum samas. Komöödiat on hästi teha komöödiat on väga keeruline. Ja komöödia on lihtsalt, ta on alasti, sest kõik näevad, kui ta ikkagi naerma ei aja, kui midagi on valesti, kõik saavad kohe aru, kohe ütlevad, et see on jama, see oli mage või see ei toimi. Või siis naeravad, annavad kohe reaktsiooniga aimu, et see asi toimib. Aga teised žanrid on natuke nagu hämaramad. Draama, ühele üks liin tundub huvitav, teisele tundub teine, midagi seal on sellist salapärast alati, mis jääbki ütlemata. Aga komöödia oma olemuselt on hästi haavatav, selles mõttes just, et ta on täitsa alasti ja ta on kõigil hambus. Kohe, et kriitikud peavad seda madalamaks žanriks ja väga lihtne on lahmida seda nii-öelda nagu pärast, eks ole,
seda kunagi ei hakatagi ilmselt kõrvutama head, väga hästi õnnestunud komöödiat. Ma räägin üldse laiemalt, nagu ükskõik maailmas mingi väga hea komöödia, seda kindlasti samale pulgale vist ei pandagi kui mõnda väga head tragöödiat, mis on võib-olla ütleb inimese kohta isegi vähem kui see komöödia. Võib-olla komöödia tabab omal veidral moel mingit närvi täpsemini, aga ta ei ole ikkagi kunagi, ma ei usu, et ta on kriitikute jaoks muutub sama oluliseks, kui on mingi väga, ütleme siis lihtsalt hea draama või tragöödia lausa, et selles mõttes komöödiat tegema hakates pead endale aru andma, kindlasti saad päris palju tuupi pärast. Siis see on keeruline väljakutse hoida seda kõike käimas, olla naljakas ja see on, et seda veel nagu maitsekalt teha, siis on see veel eriti keeruline. Ja siis need positiivsed asjad on see, et kui see hästi välja tuleb, sa saad publikult kiita või sa saad selle naeru läbi siis mingisuguse hea kiire tagasiside, mis mõjub teraapiliselt tegelikult endale ja ka publikule. Et komöödia ideaalis olekski ju selline asi, mis olgugi kunstižanrina vähe hinnatud, aga mingis teises mõttes ta võiks mõjuda inimestele ikkagi ravivalt või teraapiliselt ja eriti sellises pandeemia tingimuses, kui sa tuled korraks kodust välja ja tõesti lihtsalt lahutad meelt korraks. Tegelikult see on jällegi see lunastav moment, mis annab nagu justkui õiguse ka tegelda sellise tööga, lihtsalt tehagi südamest lihtsalt nalja, teha komöödiat vahelduseks ja lihtsalt ennast korraks lõdvaks lasta, et mitte pingest kuhugile mõra sisse lüüa endale. Seda on inimestele tegelikult vaja. Ja, ma usun küll, ja. Et, ja. Teie väga pikaajaline koostööpartner, nii Kassikullas kui ka üldiselt on Ergo Kuld. Jah, põhiliselt me oleme ikkagi ainult tööga tegelenud, meil on väga vähe olnud neid hetki, kus me oleme saanud ka millestki muust üldse rääkida, kuna tööd on palju olnud ja et selles mõttes on olnud küll mingisuguseid väljasõite ka meil oma kogu selle seltskonnaga ja või kellegi sünnipäev või mingi hooaja lõpupidu kunagi, kus on saanud ka lihtsalt laiemalt rääkida asjadest, aga me just olemegi ühesõnaga viimaseid vestlusi mõeldes, et on mõlemal on oma pereelu, millega sa pead selle töö vahepeal tegelema ja siis on see tohutu pingeline töö ja sinna vahele enam ei mahu nagu sellist lihtsalt läbikäimist. Aga kuidas sellises suhtlusdünaamikas siis tervislikku suhet üldse hoida, et kui kogu aeg on töö, et kas stressirukaks ei lähe või läheb ikka ja tekib vaidlusi ja tekib probleeme ja kõik ei lähe alati ju hästi, et pigem on kogu see tootmisprotsess tohutult stressirohke töö ja ikka tuleb lahendada probleeme ja tuleb ausalt öelda välja, kui miski ei ole niimoodi välja tulnud või nagu ta oleks pidanud või lihtsalt rääkida selgeks asjad, et mitte jääda kuskile enda sees kandma mingit halba energiat, et seda oleme üritanud teha ja et ühesõnaga ma ei teagi, lihtsalt nii kaua, kui sa naudid samas seda tööd, olgugi ta stressirohke, siis tegelikult see nauding ise ka lahendab paljud mured ja palju stressi ära, ta annab sulle ikkagi midagi vastu. Et kokkuvõttes nii kaua, kui see asi on seotud ikkagi sellise põnevuse ja naudinguga, siis ta ei toimi ainult nii-öelda ühe kanalina, et ta ainult ärritab sind. Et siis ei oleks võimalik teha, siis ei tohikski teha tegelikult ühtegi tööd, ma arvan. Nõustun. Aitäh, Martin, tulemast. Aitäh kutsumast. Kohtumist juba uute külalistega. Aitäh.